tere tulemast kuulama meie tänast õnnelikkuse teemalist laivi tere, tere ka minu poolt. ja meiega täna Piia. Ja Piia valis, et me oleksime ühes ruumis ja siin me siis oleme ja ühes ruumis ja hakkame siis täna rulluma seda õnnelikkuse teemat. Ja minuga on siis, mina panin talle selle nimetuse nagu õnnenaine. ja Ütlesin õnnenaine. õnnenaine ja Õnnenaine. see kõlab minu jaoks nagu ma oleksin talismann, aga see on ju ka tore. Ja jagage meiega siis kaasa, kuidas teie sellesse teemasse ja üldse, mis taipamised teil tekivad meid kuulates. Ja siis lähmegi teele. Lähme teele jah, et mina tahan öelda, et ma olen väga tänulik sulle, Kadri, selle võimaluse eest, nagu ma ka kirjutasin oma lehel, et see on mu elu esimene live. Ja minu jaoks tähendab see nüüd nagu kapist välja tulemist, et kui me mõtlesime, et kuhu see tänane läheb, et siis ma olen viimasel ajal hakanud endast mõtlema nagu Sokratesest, kes käis kunagi Vana-Kreeka tänavatel ja võib-olla oleks inimesteni jõudnudki, kui tal ei oleks olnud Platonit, kes kirja pani kõik, nii et sa oled ju minu Platon, sa tood mu välja. isegi polegi mulle nii ilusasti öelnud. just ja, ja tõepoolest see õnnelikkuse teema on olnud minu jaoks nagu selline läbi minu elu kasvukoht ja minu soov või taotlus või mõte tänasest on see, et me nüüd siin tunnikese veedame sinuga ja, ja arutleme sellel teemal, mis asi see õnnelikkus siis on või kas teda on üldse vaja või kuidas selleni jõuda või et kas väline teeb meid õnnelikuks või asub see hoopiski meie enda sees, ja ma lihtsalt mõtlen, et kui kasvõi mõnigi teist saab kasvõi ühe väikese killu või mõtte või arutelu aluse iseenda jaoks, et siis on juba kõik väga hästi. siis on muutust natukenegi maailma loodud, et aga Piia, ma ikkagi, mis see õnn sinu jaoks on? vaata, siin on nüüd see lugu, et alles ma arvan, viimase poole aasta jooksul olen ma enda jaoks muukinud lahti selle, et me räägime täpselt seesama õnnenaine, onju. et õnn kuidagi on selline asi nagu lakk või vedamine. et kui me ütleme sõna õnn, et mis õnn minu jaoks on, see ongi vedamine. aga see, millest ma mõtisklen või mida ma nagu, kui küsida, et siis, et mis see õnnelikkus on, et see on nagu selline asi, mis siis võib meid inimesena kvalitatiivselt muuta, et just nagu õnnelikkus ja see minu jaoks on seisund. et vahel ma olengi nagu märganud, et inimeste käest küsitakse, millal sa olid viimati, mis tegi sind viimati õnnelikuks, jah. no need on võib-olla mingisugused hetked ja loomulikult on mingisugused mõnusad hetked meil elus, mis, kui me tunneme ennast võib-olla, ma ei tea, joviaalselt või ähm, ülemeelikult või ma ei oskagi öelda. aga õnnelikkus minu jaoks on ikkagi selline seisund, mis ei sõltugi sellest, mis parasjagu väljaspool on. ja selle jaoks ei ole mitte midagi vaja. Tihtipeale on vahest on niimoodi, et mingid tüübid, noh, tänases päevas me ju istume ka, suhtleme palju, on ju, tundmatute inimestega internetis ja siis nad kirjutavad sulle, et ma teen sind õnnelikuks. aga mina mõtlen, et mind ei ole vaja õnnelikuks teha, ma juba olen. noh, päriselt. või siis alles äsja mul on olnud sihuke huvitav eluperiood praegu. viimase 2 aasta jooksul olen ma proovinud hakata ettevõtjaks, aga kuna ma olen rohkem ikkagi puukallistaja kui ettevõtja, siis see on mulle nagu keeruliseks osutunud ja ka finantsiliselt mind kitsasse kohta pannud. ja siis ma ühe sõbraga jagasin seda ja siis ta ütles mulle seda, et aga sa just ütlesid mulle, et sa oled õnnelik. et ma mõtlesin, et sul on kõik nende asjadega hästi. ma mõtlesin, aga ma olengi õnnelik. see, et mul on vähe raha praegu, ei tähenda seda, et ma peaksin õnnetu olema. Aga see muidugi ei ole mingi lihtne asi. see on teekond olnud, et selleni jõuda. Aga mis on nüüd sellised õnnelikkusega, et kas sul on nagu öeldud selliseid müüte või selliseid, et mis sina siin õitsed või et sul on ju lihtne õnnelik olla ja mingid sellised?
no, need on rohkem nagu sellised nagu jälle selle olekuga seotud asjad, et loomulikult on minu juurde tuldud ja öeldud, et aga mis sa särad siin mm. -hmm. aga see on nagu, see tuleb alati nagu üllatusena, sa nagu oled nagu sa oled, onju. ja siis, säran või päriselt et need on sellised jah, loomulikult alati üllatavad hetked. aga mul on nagu tegelikult sellised nagu koolitajana ka, ma viimased 20 aastat olen ikkagi teinud ju koolitusi ettevõtetele põhiliselt ja just siis vaimse tervise ja teadliku suhtlemise teemadel. ja sealt on nagu välja kerkinud tegelikult võib-olla 3 sellist küsimust, mida enda jaoks küsida. ja esimene, kõige olulisem küsimus ongi siin selles õnneteemas, et mis tundega ma elan? mis tundega ma elan igapäevaselt? küsige enda käest, et selles mõttes, et kuidas ma ennast tunnen oma igas eluhetkes. ja kõige paremini see tulebki välja täpselt selles samas, et kui ma teen hommikul silmad lahti, siis ma mõtlen, et jess, andke mulle see uus päev, nii äge, issand, isegi millised väljakutsed või seal võivad tulla või siuksed keerulised olukorrad, sest 3D on ju kingitus, eks, kõik, mis meil toimub, on ainult selleks, et me saaksime astuda järgmisele paremale endaks olemise tasemele. et neid hommikuid on nagu põhiliselt rohkem, vaatad, no täna on täiesti imeline päev, vaatate õue, taevas on kõrge, hele, päike on ometi väljas. eile oli korra see hetk, kui ma vaatasin, lund sajab õues, see talv ei taha ikka üldse ära minna aga täna on juba hoopis teine ja elu on pidevas muutumises. või on neid hommikuid, et sa tõused üles, need on ka kindlasti tuttav teile, on ju, et silma lahti, kell on jälle see kell. issand jumal, kuidas see hommik juba jälle kohale jõudis. ma ei taha tõusta. see ootab ees, ma ei tea, kuidas seda lahendada. magan natuke veel. jah. et vot selle peale mõelge, kumbasid hommikuid on rohkem. aga kui nüüd on see teine hommik, siis mida teha? siis tuleb ennast kohale tuua päriselt ja vaadata siis selle üle, et kas kõik ongi tegelikult ka nii halvasti. sest minu meelest inimeseks olemise selline huvitav koht ja ka keerulisus on see, et esiteks on nii, et evolutsiooniliselt me oleme pidanud keskenduma negatiivsele, selleks, et ellu jääda et aga enam ei ole vaja, enam me elame täna teistsuguses maailmas, jah. maailm tegelikult ei ole enam nii ohtlik. aga ikkagi meie aju, kogu meie see süsteem, meie närvisüsteem keskendub hõlpsamini negatiivsele. kuigi samal ajal maailmas on olemas nii positiivseid kui negatiivseid asju. ja nüüd me oma teadlikkusega siis tegelikult saamegi istuda maha, võtta aega, et tegelikult selline mõtisklus on väga hea viis. ja see mõtisklus ei pea üldse olema pikk, et see võibki ju näiteks, ma olen viimasel ajal hakanud kuulama selline Gene Keys, need on vist äkki siis ongi selle ja seal on isegi äpp on niimoodi, et aitab sul lihtsalt võtta enda jaoks aega, et igaks 3 tunnis 3 minutit. 3 minutit ei ole palju, onju. iga 3 tunni järelt. iga 3 tunni sees 1-3 minutit. ja sa tuled lihtsalt kohale ja vaatad, mis su sees toimub. 3 minutit, see ei ole palju. ja siis mõtled, et mis on hästi. ja tegelikult on päris palju asju hästi. muidugi on hästi oluline siinjuures see, et midagi ei saa teha vägisi. et noh, ma nüüd nagu üldse ei näe, mis on hästi, siis võiks küsida, et aga mis siis sellest on, et kõik on praegu halvasti. et mitte sundida ennast nagu vägisi olema tänulik vägisi, kui nagu ikka üldse ei ole. et kuhu sa siis sind viib, et siis sa saad nagu minna rohkem iseenda sisse, sest et nii nagu ma ennemini ütlesin, et mina usun, et õnn on meie enda sees ja see on seisundi küsimus. et miski väljaspoolt ei saa teha sind tegelikult päriselt jätkuvalt õnnelikuks.
ja selles mõttes ka, et kui sina oled ainukene inimene, kellega sa pead elama terve elu, sünnist surmani, jah, kes ei jäta sind mitte kunagi maha, jah, siis on ju mõistlik selle inimesega hästi läbi saada, teda esimeseks seada, teda oluliseks pidada. aga kas õnn võib olla ka nagu mingit sorti mask? oo jaa, muidugi. Et tegelikult on, et lihtsam on näidata, et ma olen õnnelik, kui seda emotsioonide ja seda, ma ei tea, kurbust, mis iganes, mingeid emotsioone, mis seal tegelikult all peidus on. no tihti meie kultuuriruumis siin mulle tundub, et me näitame seda neutraalsust rohkem kui sellist õnnelikkust, noh, palju sa neid väga säravaid inimesi, kuigi maailm on muutunud, et ma olen tunnetanud, käies ka ütleme viimase 30 aasta jooksul sellises spirituaalses ringkonnas ringi, et siis mingil hetkel ma ei tahtnud seal üldse olla, sest et niisugust nagu valemaski oli hästi palju, tead, niisugune udupeened spirituaalsed, nagu me oleme. udupeened spirituaalsed ja tõsised, noh, niisugune, sa pead seda tõsiselt võtma, aga tegelikult ei pea ju, tegelikult on see täitsa lõbus lugu, et elu on lõbus lugu ja siis see eheduse teema ongi see, et loomulikult, kui me räägime õnnelikkusest, et siis see ei tähenda seda, et ma olengi kogu aeg mingi hõljuv helbes ja helves ja jumala rõõmus on ju, ei, ma olen jumala kurb ka ja vihane ja tegelikult ongi kõik need tunded on meie sees olemas. isegi mulle tundub ikkagi nii, et see ongi see inimeseks olemise eriline võimalus kogeda kõiki neid erinevaid tundeid. see teebki elu nagu kirevaks. aga lihtsalt lõks või trikk on see, et kui me nendesse kinni jääme, jah, jääme luupima, onju, või siis seesama ohvriks olemise värk, ohvri kolmnurk, millest viimasel ajal on ikkagi ka väga palju räägitud, eks ju, et seal on ohver ja süüdlane ja siis abistaja, jah. et ükskõik millise rolli sa võtad, siis seal sees sa oled. ja miks mulle ka ei meeldi näiteks öelda, et ma näiteks kui ma terapeudi või siis coach'i või siis koolitajana, et ma aitan inimesi, jah, tahaks öelda, no ma aitan neid, noh, tuua sellest kurvastuse hädaorust välja, ma ei aita kedagi. ma võin inspireerida, aga nagu ma lähen aitama, siis ma näen teisi inimesi ohvrina, jah, aga keegi ei ole. et keegi tegelikult ei ole ohver, need kõik on meie enda valikute teema ja see, kuidas me võtame vastutust oma elu eest. ja kuidas sulle tundub? jah, ma olen ka seda meelt. jaa, ehk et siis see küsimus, mis tundega ma elan? oluline küsimus. ja võid siin ka jagada, mis sul tuleb. jah, et kuidas teile tundub, et millise tundega te enamasti elate? sest et maailm on kogu aeg ühesugune, see, kuidas meie tajume, millise tähenduse meie ise loome. et seesama näide, et kui kaks inimest lähevad toast välja ja vaatavad sedasama taevast ja siis üks ütleb, et oh my god, nii õudne pall, täna mingi kohutav ilm tuleb ja ma ei tea, ilma vihmavarjuta ma kuskile ei lähe ja teine vaatab, on nii palju ägedaid halle toone nagu vihm praegu, kui see tuleb kevadel, jumal, see on suurepärane õnnistus maale ja äratab loodust rohkem üles ja see lõhn ja siis kuidas see kõik paneb õitsele ja kasvama. aga see on üks ja sama taevas, aga kaks erinevat inimest vaatavad ja kogevad seda erinevalt ja kogevad seda läbi oma prisma, oma kogemuste, varasemate kogemuste, mustrite kaudu, et ja see endast teadlikuks saamine laias laastus ju tegelikult algabki sellest, et sa hakkad märkama oma mustreid. sa näed seda, et mis tunne see on, mis on sulle valdav. ja teine järgmine küsimus ongi see, et kas elu on raske töö? oota, ma panen korra kirja, aga mis esimene küsimus oli, ütle korra uuesti. Mis tundega ma elan? ja teine küsimus? kas elu on raske töö? küsi enda käest, kas elu on raske töö? see on nagu eriti tundub kuidagi meil sellise kultuuriliselt jällegi sisse kirjutatud teema.
minu meelest on elu ainult puhas õnnistus ja imeline teekond. nii kui ma siin läks tutvustusse ka sisse, et ma kunagi 8., 7., 8. klassis kirjutasin, siis oli veel sügav nõukogude aeg ja ma arvan, mu kirjandusõpetaja tegelikult ootas teistsugust vastust ja ma ei saanud väga head hinnet selle kirjandi eest, mis on elu mõte. ja siis ma päriselt ka kirjutasin juba siis, et ma arvan, et elu on teekond sünnist surmani ja see ongi elu mõte, et millise tähenduse või sisu sa sellele teekonnale lood, ongi sinu enda kahes käes, ja ühenduses südamega ja siis pea ja südame vahelises teekonnas, aga, jah. aga kuidas siis ikkagi nagu toimida, kui ütleme, et ma tunnen, et ma olen, ma ei tea, ei tunne ennast praegu õnnelikuna, siis mis need sammud võiksid olla? No tihtipeale me ise ka ei tule, ise ei saagi sellest puntrast välja. et me võiksime siis leida ikkagi inimese, kellele me saame avaneda, kes meid päriselt kuulab. ja kui me ka ise märkame näiteks, et meie tuttavate hulgas on keegi, kellel on kehvemad seisud, sest ajad on praegu väljakutsuvad, eks ju, et me ei saa parata, maailm teeb mingisugust puhastust, uuendust jah, restart on ja nii me saame olla üksteise jaoks olemas ka tegelikult, mis on jällegi üks selline minu meelest imeline asi, mis meil inimestena on võimalus, aga meie väga palju võib-olla ei kasuta, on see üksteise jaoks olemas olemise oskus võiks olla jah. see on siis nagu selline, inglise keeles on hea sõna humble, aga eesti keeles ma ei tea, kas sul tuleb mingi, mul oleks väga hea meel, kui keegi teist oskab eestikeelse väga hea vaste anda sellele. me oleme seda otsinud siin juba pikalt. et see on nagu see olen sinu jaoks olemas. sest et meil kuidagi eestlastena see tahetakse tõlkida alandlikkusega, onju, aga alandlikkus tähendab midagi muud. ja see, et miks ma pean olema alandlik või et miks ma pean teisi teenima, et kes mind siis teenib või. aga et kui me kõik mõtleme nagu selles mõttes nõndaviisi, et ma olen olemas teiste jaoks, siis ollakse ka minu jaoks olemas. aga et ma ei muretse selle pärast, sest ma tean, et nii on, ma usaldan. et see teema ja et siis leida endale tõesti inimene, kes on nõus kuulama, sest teinekord on nii, et kui sa räägid, saad välja rääkida, sa kuuled ise juba seda vastust, jah. siis kindlasti loodus, ühendus loodusega, kui minnagi lihtsalt loodusesse, et ma usun, et see, mida praeguse aja inimesed ka ikka rohkem vajavad, ongi seesama ühendus looduse universaalse tarkusega. selles mõttes, et lihtsalt vaadata seda, kuidas loodus muutub. täna just lugesin kuskilt nagu seda ilusat lauset, et kõik nagu muutub ja on tsükliline ja et kevad tuleb alati talve järgi ilma ootusteta. saad aru? ta lihtsalt tuleb, jah. ja seda, et kui me vaatame, et see talv ei taha ära minna, siis ta lõpuks ikka läheb ja kevad tuleb. mina näiteks näen, et see talv on nagu olnud minu jaoks nagu vähe heitlik, et ei ole olnud seda, et lumi ja nagu lumi sulas ammu ära ja ongi nagu nii ilus olnud. jah, ja siis, kui lumi oli ka mega ilus. vaata, see november ja detsember ja need olid ju, see looduse ilu, see oli nagu vau. ma tahan vahepeal jagada 2 kommentaari, mis siin on. et kõigepealt Mare, et õnnelikkus on näiteks ka see, kui sul on enamasti hea tuju. jah, siis on vedanud, kui on enamasti hea tuju. aga pigem, kas see on siis see, et ma nagu valin, et mul on hea tuju? jaa, muidugi. et ma otsustan, et mul on hea tuju? no sa pead valima siis, kui sulle parasjagu ei ole. aga vaata, siis ma usun, et Mare, võib-olla sa ütlesid ka seda, et sa oledki juba selle koha peale jõudnud, et sul ongi hea tuju, sellepärast et sa juba märkad enda ümber just neid asju, mis teevad tuju heaks, jah. või et sa ei pea nagu muretsema. et treenid oma aju ümber. jah, just. nägema seda. siis Marju on hoos. Marju on hoos, tubli Piia, sorav majakas.
helgime ja vilgume endiselt olemasolemises, kes julgeb, võtab ühendust. Vastus küsimusele, mis tundega elan, siis turbotundega. Ja see on huvitav, ennekõike elan huvitavalt. kas elu on raske töö? elu on avastamist väärt olemine, põnev on avastada. aitäh, Marju. Marju, ilus. jah, eks ju, et keegi just jälle üks mõte, mida ma sealt samast sellest Jeanigist leidsin, oligi see, et mis meil võib-olla teeb selle elu raskeks tööks, on seesama ihalus või soov või vajadus olla täiuslik, perfektsionistlik, jah, teha kõike viimase peal hästi, onju. Et mina tean enda ümber hästi palju selliseid inimesi, mul on sellega hästi läinud, mul kriitikut väga palju kodus ei ole. sellel on ka oma valik, et võib-olla ma oleksin saavutanud elus juba palju rohkem, kui ma oleksin tahtnud kõike teha perfektselt. aga samas ma arvan, et ma olengi saanud olla õnnelikum, jah, rohkem rahul. et siin ma võib-olla räägingi sellesama, mul on 15-aastane poeg ja 24-aastane tütar, kes on minu ühed elu suurimad kingitused ja õpetajad ja ma olen nagu ülitänulik, et need kaks suurepärast hinge mind on emaks valinud. ja siis oma pojast Rahvalist ma räägin ikka seda lugu, et siis ta oli vist isegi 13, ma arvan. ja siis me ükskord tulime peale kooli, käisime söömas ja siis ma küsisin, sõitsime kodu poole ja küsisin, et kuule, kas sul homseks midagi õppida ka on. ja siis ta ütles, ja mul on üks järeltöö homme, et rohkem väga ei ole, ta käib väikses koolis ja neid ei väga piinata kodutöödega. ja siis ma tahtsin olla hea ema ja ütlesin talle, et kuule, et õpi täna natuke rohkem, et üllata õpetajat, et sa 5. ja siis ta ütles selle peale, tead ema, ma ei taha olla kõige parem, sellepärast et kui ma pean olema kõige parem, siis ma pean kogu aeg muretsema selle pärast, ma pean kogu aeg nagu vaatama, et kas ma saan ikka kõik hästi tehtud ja mis iganes. ma ei taha kõige halvem ka olla, sest et alguses, kui ta kooliteed alustas, siis ta käis 21. ja ta jäi sinna suure kooli hammasrataste vahele natukene, et ta on ka sihuke tundlikum tüüp. ja siis me vahetasime kooli, aga ta seal oli ka korra suvetööl 2. klassis ja siis ta ütles, et aga tead ema, et ja ma ei taha nagu olla kõige viletsam ka, et noh, siis on jälle jama, et sa pead ümber tegema neid töid ja võib-olla jäädki suvetööle ja kogu aeg on ka mingi häda. tahan olla selline tugev keskmine, siis mul on kõik asjad tehtud, aga mu elu on mõnus. saad aru? ja tegelikult nii ongi, issand jumal, nii hea, et ta juba 13-aastaselt teab seda, onju. ja tõepoolest nüüd siiamaani ma näen, kuidas ta korraldab oma elu ära, ta ütleb mulle, et ära muretse ema, need asjad saavad kõik tehtud minul omal moel ja ma näen, et tõesti saavad tehtud. et vot seesama perfektsionistlikkus on võib-olla see, millega tasuks teha lõpparve ja võib-olla ongi selline mõistmine, et elu on tegelikult täiuslikult ebatäiuslik. ja nii ka meie ise, me oleme täiuslikult ebatäiuslikud ja et kaosest, ainult kaosest tegelikult saavad sündida uued lahendused, uued võimalused, kasvamised, ideed, imelised uued algused. sest et kui me oleme kinni selles oma ühes rattas, siis tähendab, kaos on iseenesest vajalik muutus ja kaos selleks, et üldse oleks elu. et kui on juba nagu selline tardunud, mitte mingisugust muutust ei ole, siis ei ole ka tegelikult enam elu. siis on surm või surnud süsteemid, et nüüd kui ettevõtetest ka rääkida, siis et kui noh, et inimestena meile ei meeldi muutus, aga muutus on see, mis loob, jah, mis on loomulik, loomulik seis. jah, et meil on seisak, onju. jah. vot nii et jah, et elu siis, et kui küsida, et kui sa ütled, et elu on raske töö, siis võib-olla seal taga on see perfektsionism või et sa pead nagu seda, see tunne iseenesest, see lause iseenesest, vaata, kui sa juba elad selle tunne, sa vead nagu seda rasket asja järgi. aga tegelikult võib-olla saab ka seda ideed muuta,
Aga kas see on nagu miski selline ka, mis on meile eestlastele kaasa antud nagu Tammsaare ja no seda lugu meile räägitakse jah. räägitakse seda lugu onju? seda lugu meile räägitakse, et see hullu meile kaasa antud, aga jälle, kas me peame seda kaasa vedama? Küsime endalt, et äkki ei pea. või mis siis saab, kui ei pea? et kui te proovite üks päev nii olla, et ei pea. vaadake, kas see päev on natuke teistsugune. ja kolmas küsimus on tegelikult see, et kas elu saab olla üldse ilma suheteta? Suheteta? jah, elu on suhe. ma ütleks, et see ei olegi võib-olla küsimus, aga et see on niisugune lause, et elu on suhe. ma kujutlegi ette sellist elu, kus ei ole ühtegi suhet. see on nii huvitav. Kas elu saab olla ilma suheteta? Selles mõttes, et suhe iseendaga. Suhe iseendaga, esiteks juba. Mm-hmm. Ja suhe teistega. Ja kui seda õnneteemat on uuritud, siis teadusmaailmas ka, siis on just sealt väga paljudest uuringutest välja tulnud see, et pikaealisuse ja siis nagu pikaealise tervelt elatud elu üks oluline komponent on head suhted. Et see, kui meil on head suhted, kui meil on terved peresuhted, suhtevõrgustikud, jah, meil on, meie ümber on inimesed, kes meid usaldavad ja keda meie saame usaldada. Seesama sa küsisid, et mis siis saab, kui mul on niisugune tunne. Või siis ka, mis tihtipeale meile seda depressiooni või niisugust masendust võivad tekitada, ongi seesama üksi olemise tunne ja ma olen nagu üksi. Aga tegelikult me ei ole ju kunagi üksi, see on tegelikult illusioon. jah, see on illusioon. Ja jälle lugesin, nii hea, lugesin ühte meemi täna hommikul äkki. See kõik info tuleb sulle siis, kui sul on vaja. Oli see, et me nagu selleks, et me kardame inimesi, jah, et nad võivad meile haiget teha ja siis me ehitame seinad. Aga et mis vahe on siis see, et kui me ehitame seinad, siis me olemegi seal seina taga üksi. Aga kui me loome piirid, siis piirid õpetavad meid ennast ja teisi, kus on uksed. Piiridel on uksed. Ehk et seal me ei ole üksi. Et minu jaoks oli see selline päris hea mõte. Pani mõtlema mulle. Natukene, jah. mis on väga hea. et jah. Aga ja läbi suhtlemise me jällegi saame iseendale jälle lähemale. Sest et suhtlemise juures me saame iseenda kohta jälle informatsiooni. Kui suhtlemisest rääkida, siis seal on minu jaoks kaks asja, mis on võib-olla sellised olulised, mida silmas pidada. Minu meelest algab suhtlemine, esiteks mulle meeldibki öelda, et ei ole suhtlemist ilma suhtlemiseta. Inglise keeles kõlab see võib-olla vähe paremini, et there is no communication without the communication, jah. Aga millal suhtlemine algab, on minu meelest, kui me muudame iseenda sees ära kaks asja. Esiteks on see, et me lõpetame ära eeldamise. Tähendab seda, et me päriselt hakkame suhtlema, jah. Me ütleme seda, mida me mõtleme, mida me vajame, väljendame seda ja siis ka küsime teise käest. Et küsida küsimusi. See on ka mingi selline imelik asi inimestes, mida tihtipeale ei taheta teha, ei julgeta küsida või et mis ma ikka või ma püüan ise aru saada, sest meie aju on ju niisugune äge tegelane, et ta täidab alati ära kõik lüngad. Ta ei jäta sinna mingeid tühimikke. Kui me millestki aru ei saa, siis me tegelikult, meil on kohe olemas tegelikult pilt, mis meie arvame, et on. Mida me järeldame siis mingi pilgust ja, või mingist ühest kommentaarist. Kommentaarist, ja, paneme sinna, see on nüüd nii, nüüd ta mõtles nii, jah. Aha, okei. Aga võib-olla see nii ei olnud, nii et tasub küsida. Kuule, kas ma sain sinust õigesti aru? Ja sageli, enamasti kui sa küsid, siis tegelikult see ei ole mitte kunagi nii. No mitte kunagi. No võib-olla jah. Jah, aga enamasti.
et mulle tundus, et sa vaatasid mind nii kurja pilguga, sa vaatasid mind siuksena, kindlasti oled pahane mu peale, onju. jah. aga näed, tuleb välja, et ei olnud. Mhm. ja siin on ka võib-olla selline mõte, et tihtipeale, kui sellest ja siis üks ongi see, et lõpetame ära eeldamise ja teise on see, et ei võta midagi isiklikult. Lõpetame isiklikult võtmise, sest et enamasti inimesed ikkagi on omas selles maailmas, jah. kui me räägimegi sellest, et et mina ise olen iseenda ainuke kaaslane siin elus, jah, päris kaaslane. Teised tulevad ja lähevad, on ju, mõned jäävad pikemalt, mõned lühemat aega. et kus ma siis jooksin? Et siis me tajume maailma läbi iseenda, oma tajude, oma kogemuste, oma teadlike ja alateadlike mustrite kaudu. ja see kõige suurem nagu meelelahutus siin või väljakutse meie jaoks on see, et siis rohkem kui 85% nendest mustritest, mis meid juhivad, on alateadlikud, jah. ehk et me ise tegelikult ei saagi aru, mis toimub. et selles mõttes tasub alati aega maha võtta ja iseendasse vaadata, et mis toimub. ja nüüd ongi see, et kui me seda kõike isiklikult võtame, mis teised inimesed teevad, siis see on täiesti mõttetu energia ja emotsiooni kulu, sest et tegelikult nemad toimetavad oma maailmas oma nende mustritega. ehk et võib-olla see mõte, et kui teile tundub, et keegi ründab teid, siis tegelikult see inimene ei ründa teid. tal on lihtsalt selline tunne, et tal on vaja ennast kaitsta. et tema mingi haav või mingi koht, kus sa tundsid, et teda ei ole kuulatud, märgatud. midagi avanes seal, teie kogemata läksite või mingi see keskkond või võib-olla see mingi lõhn või valgus selles hetkes avas temas selle koha. ja see, mida te saate teha, on olla seal olemas. ja jälle keeruline selles mõttes, et nüüd me saame olla teiste jaoks olemas siis, kui me oleme ise oma asju tervendanud. mis võib-olla juhtubki selline, see tohuvabohu inimeste vahel ongi see, et teise avanenud haav puudutab midagi minu sees ja siis me asumegi mõlemad üksteist või ennast kaitsma, aga nüüd, kui meil on see teadlikkus ja see ei juhtu nagu niimoodi, vaid et seda peab harjutama. minule tundub, et seda peab harjutama. ma usun, et võib-olla mingid järgmised põlvkonnad oskavad seda juba ka lihtsalt teha. aga praegu mulle tundub, et me peame harjutama. aga see on võimalik nagu olla rahus ja siis see ongi nüüd seesama endasse kohale tulemise trikk. ja me jõuame jälle selle juurde tagasi, mida sa mu käest küsid, mida siis teha selle tundega, et seda parandada. ongi seesama kohalolu siin hetkes, et märgata tõesti seda ilu iseenda ümber, iseenda sees. Siis maailm peegeldab meile või tähendab, me märkame siis maailmas neid asju, mis on meie jaoks olulised ja mida ma võib-olla ka mõtlen, kirjutame, loeme. Kristin ütleb, et hei, ägedad naised, oi kui vahva teid koos vaadata. et hetkel liigun kohtumisele pärast. jah, saab vist järgi vaadata küll. jah, mingi ajani vähemalt. mingi aeg ma võib-olla panen ta Patreonile. et see iseenda sees olemise teema. tead, mul on selline tunne, et praegu natuke nagu loengu vormis on ju. on jah? aga ma tahaks sind lahti muukima hakata. noh, okei. teeme nii, muugime. räägi, mis sind õnnelikuks teeb igapäevaselt. mis on sinu õnnevalem? nüüd sa küsidki minu käest seda, mida ma just ütlesin, et mina ise, see endas olemise, hetkes olemise seisund on minu jaoks õnnelikkus. et sa märkad, et ma olen praegu hetkes, ma olen teadlik, et ma nagu kuskil ei tuhise ringi, ei mõtle minevikule, olevikule, vaid mul on praegu siin, ma märkan seda, ma ei tea, mingit õitsevat lille ja ma olen, see teeb mind õnnelikuks. jah, ma tunnen sellist elus olemise joviaalsust. joviaalsus on nii huvitav sõna. mis see tähendab? joovastust või? jah, selline nagu ma vaatan, ma ei tea, ma sõidan autoga, sinu juurde tulla oli üliäge. näiteks see teekond täna Kadri juurde, noh, ta elab siin Murastes, jah. sõita mööda seda pangapealset üles, see avarus tänases õhus, need imelised pilved, päike paistmas läbi nende,
armas väike maja siin majakeste keskel, siis ma astusin siia tuppa sisse, issand, kui imelise maailma see naine on siia loonud, te ei kujuta ette, kui nunnu armas kodu siin on. ja see sinu reaktsioon, ja see sinu reaktsioon nagu ka praegu, see oli see, mis tegi mind nagu nii nagu selleks jah, ja siis vot mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda, ongi see, et öelge välja, kui te näete midagi ilusat. Et ja päriselt nagu jälle ma võin rääkida, ma olen seda lugu viimasel ajal nii palju rääkinud, aga ma räägin teile ka seda spordiklubi lugu. Ma hakkasin novembris käima MyFitnessis ja mulle tundus, et see on maailma kõige tõsistemate inimeste spordiklubi. See oli november, siis tuli detsember, tuli uus aasta. No inimesed tulevad kõik spordi, mul ei ole väga neid kortse muuseas, ma mõtlesin, tulevad nagu tõsiste nägudega, noh, ma saan aru, tööpäev on olnud selja taga ja tuleb ikkagi teha tõsiselt asju, elu tuleb võtta tõsiselt. Ja siis, kui algab näiteks tantsutund, kus on latinomuusika ja ma ei saa, muusika mängib, siis mina liigutan, see on mul ka muidugi niisugune üks eripära, sest et mul on alati niimoodi, mu tütar on olnud minuga ka hädas. Me läheme sinna kaubanduskeskusesse, lükkan käru ja tantsin. siis ta ütleb, ema, õnneks kui ta väiksem oli. no vot, ja siis chill'id seal, noh, enne tundi saad juba 10 minutit rohkem trenni teha, onju. ja siis ma mõtlesin, et issand, kas ma peaksin ka võtma selle nagu endale nagu üle. Et noh, et ikkagi tõsine värk. siis ma mõtlesin, ei, mina ei taha, mina olen rõõmupisik. ma nii tahan jagada. See teema on lihtsalt nii kuidagi õhus praegu minu jaoks ka. Et vaata, mul oli Kristjan Järviga saatesalvestus on ju, no see tuleb välja küll aprilli lõpus, aga seal üks nagu kõige nagu ägedamaid hetki oli see, et Kristjan ütles, et selle peaks võtma nagu, et tema arvates peaks selle võtma täitsa nagu niimoodi, et mis sa tõsindad seal? Et nagu sellena, nagu mis sa pahandad. Et nagu ära tõsinda, ma kardan sind, kui sa oled nii tõsine. Ja minu mõttes see oli nagu nii nagu avardav ja avav ja nagu mingi mega maagiline koht. Et nagu, et olgem rohkem lapsed, et see on nagu, noh, see ongi see. Toote rõõmu elust. Ja nagu tõsi, et sa nagu, ma olen siin tõsine, see on nagu tõsine, ma olen nagu tõsist tööd, ma olen nagu tõsine olema, vaata. Jah. No vot, ja siis see lõppes sellega, et mina itsitsin edasi, ütlesin kõigile tere, naeratsin. Noh, mitte maailma kõigile, aga ikkagi kui ma astusin ruumi, teretsin vähemalt. Ja siis liigutasin ennast enne trenni ja läkski mööda umbes, ma arvan, 3-4 kuud ja inimesed hakkasid mulle tere ütlema, hakkasid naeratama ja liigutama ennast enne trenni ka muusikasaatel. Noh, natukene, aga ikkagi natukene. Ja vot seesama asi on ka, et laske palun nagu minna, laske ennast vabaks. Ei pea olema pinges nagu. Et täiesti mõnusalt saab elust rõõmu tunda ja see pühalikkus nagu ei pea olema tõsine. Et see sama pühitsemine, elu pühitsemine. Et kui me naerame natuke rohkem ja teeme lolli nalja ja naerame iseenda üle ka, et muuseas, kui jälle loengu vormi minna, et siis on olemas selline asi nagu vaimne intelligentsus, mille üks siis see nii-öelda omadus on huumor. Ehk et just siis nagu see iseenda üle nalja tegemise oskus või julgus. Et see hoiab meil ka nagu siis vaimse tervise parlanksis. Oota, aga nüüd on jälle siia huvitavad asju. Kristin jagas, et elu ei saa olla ilma suheteta. See on minu vaade. Kõige olulisem suhe iseendaga, enda hoidmine ja armastamine. Suhe teistega, mis inimesi enda ümber hoiame. Tõsi, jah, et me saame õnneks valida ja siin aitavad meid jällegi 3 väärtusküsimust, mis mul ka on. Üks on see, et mis on minu väärtused, jah. Noh, selle üle me ikka aeg-ajalt mõtiskleme, ma ei tea kui palju, aga ikkagi mõtleme. Sest need ju aeg-ajalt muutuvad ka aeg-ajalt. No tegelikult nad võivad ikkagi muutuda, jah. Ma olen ka näinud, sest ma algselt arvasin, et see on nagu miski, millega ma umbes sünnin ja et kui ma sain aru, et need on muutunud, siis see oli kuidagi nii, et need nagu muutuvad ajas, siis see oli kuidagi nii oluline hetk. Hoiakud on need, mis muutuvad nagu tihedamini. Aga väärtused saavad ka muutuda
küll need me vist väga ei sünni nendega, need kujunevadki meil välja niimoodi lapseeas ja varajases nooruses. aga mulle tundub ka, et noh, kuigi öeldakse jälle, kui me teaduse poolest räägime, siis pigem psühholoogid arvavad, et või siis sotsiaalteadlased, et need ei muutu. kui siis tõesti mingisugustes väga nagu siis sellistes ekstreemsetes olukordades saavad nad muutuda. aga mulle tundub ikkagi, kõik on muutumises, meie ise ka, ja saavad ka meie väärtused muutuda. Ja sellest lähtuvalt teine küsimus on see, et mida mina väärt olen. vaata, see on nüüd see küsimus, et milliseid suhteid ma hoian oma elus. mida ma olen väärt? millist elu ma olen väärt? mida mina väärt olen? jah. et see on nüüd mingi järgmine küsimus, mida me nii palju ei küsi endalt, nagu teadlikult. jah, tasuks küsida, jah, mida ma olen väärt. et seal on nagu nii raske nagu mingit vastust või mingit mõõdet nagu külge panna. no seesama asi, et kas ma teen vastu tahtmist sellist tööd, mis mulle tegelikult ei meeldi. kas ma hoian oma elus selliseid suhteid, mis tegelikult kahjustavad mind, jah, kas ma olen seda väärt. ja see on see, mina ei ole midagi väärt koha pealt. näed, see vari on ju, ja siis me oleme nõus vähemaga, kui me tegelikult väärt oleme. aga kui me teeme selle inventuuri vahepeal, et kas ma tõesti olen seda väärt või olen midagi paremat väärt tegelikult, jah. ja sinna otsa kolmas küsimus, mis väärtust ma loon? nagu üldse ruumi ja maailma. jah, mis väärtust ma loon ja me kõik loome. me kõik loome mingit väärtust ja meil kõigil on imelised oskused, omadused. et aga jällegi on vaja, oleks hea, kui me saame nagu läbi mõelda. Piia, mis väärtus sinna maailmale on? mina loon väärtust sellega, et ma liigun aina rohkem iseenda ehe olemise poole, päriselt olen seda ka ja inspireerin inimesi selles samas, et kui ma tantsin, siis ma tantsin täiega ja kui ma midagi teen, siis teen seda särasilmis, jah. et sa ei muretse teiste arvamuse pärast? ei. teiste hinnangute pärast? ma ei saa öelda, et ma selle pärast, ma üldse ei muretse, see on jälle vale et kindlasti, miks ma muidu ei ole hakanud tegema mingisuguseid laive rohkem või ise mingeid online kuulitusi või ei ole iseennast väga palju promonud selle viimase 2 aasta jooksul. ilmselt on kuskil mul siin mingisugused mustrid alateadvuses sees, mis mind tagasi hoiavad ja mis on oluline, nagu kuidagi oluline mu jaoks, see teiste arvamus. aga mingis selles hetkes, kui ma tegutsen ja olen, siis ma väga palju ei mõtle. Või et ma teeksin midagi sellepärast teiste heakskiitu ära välja teenida, et see on ka nagu üks asi, mis võib-olla, kui me teeme vahest selliseid asju, mis meile ei meeldi. et jah. aga mida sa praegu oma elus vajad kõige rohkem? kõige rohkem, noh, keegi telliks koolitusi tegelikult ka päriselt. kas sa oled valmis neid tegema? jaa, täiega, selles mõttes ma armastan seda. tead, mul on üks hea sõbranna Jana, kes ka teeb koolitusi, kellega me koos koolitusi teeme ja siis me oleme arutlenud selle üle, et täpne väljendus on võib-olla oluline ja kutsuks neid rohkem grupi coaching uteks, et ei olegi nagu koolitused iseenesest. nii, kas sa Kristini lugesid ka? ei lugenud veel. Kristjan ütles, et vastates meie küsimusele, elu on muidugi avastamist väärt. nii palju ägedat on meie ümber, võimalusi, mida õppida, uute inimestega tutvuda, uued seiklused, väljakutsed. võtame need ägedad võimalused vastu. ja ta ütleb, et tal jäid kõrvaklapid koju, suur müra ümber, hetkel ei kuule üldse, mida räägite, aga näen pilti, hingelt ilusad ja rõõmsad naised. aitäh sulle. vahel ongi palju põnevam see, et sa tegelikult ei kuule, vaid sa nagu võtad neid koode või nagu see infot nagu niimoodi lihtsalt. ja muuseas ütlen Kristini kommentaari peale seda ka, et jälle kuulasin, kuna mul on olnud nüüd aega iseenda arenguga tegeleda ja palju igasuguseid erinevaid asju kuulata ja vaadata ja lugeda, siis Kaias, kaia.ee see keskkond on ju, seal oli just üks selline seminaride
nädal või 3 päeva ja siis seal oli üks tüdruk, kelle nimi oli seal Blue ja temal oli, ta haakus minuga sellepärast, et mul on ka juba lapsepõlves kaasasündinud madal kuulmine. ehk et ma ei kuule nii hästi kui teised. ja õnneks ei ole mul see kuulmine päris ära kadunud, aga temal diagnoositi siis kuskil 20-ndates eluaastates kuulmise nagu degenereerumine ehk et ja nüüd ma ei saanudki päris hästi aru, et kas ta nüüd on päris kurt, aga et ta rääkis seda, kuidas ta koges, kuidas see maailm oli niimoodi, et mul ka tihtipeale nii, et ma kuulen, et inimene räägib minuga, aga ma ei saa sõnadest aru mm. -hmm. ja siis nagu Muppet Show ta ütles ka onju. ja vot tema ütleski sellesama lause, et sõnad valetavad, aga energia ei valeta kunagi. Mm -hmm. ja teinekord on ka see, et me võime sõnadest saada erinevalt aru mm, -hmm. aga üldiselt seda energiat me tajume sarnaselt, sa loed välja sealt selle onju. Kui sa oled õppinud oma intuitsiooni usaldama. et selles mõttes see on jälle mingi sihuke huvitav mõte. ja väga huvitav mõte. väga ilus. et sõnad. tere, Imike. tšau, Imike. ja Marju ütleb ka, et Piiake, annad julgust elada iseseisvalt. suur väärtus. aitäh. kui teil on veel küsimusi või mingite oma. ja kui teil on küsimusi, siis jagage meile või Piiale küsimusi, personaalseid. meile mõlemale võib küsimusi esitada loomulikult. õnn on ju nii universaalne teema. on ju, õnnelikkus jälle. jah, et kui sul on jah õnnelikkuse kohta mingi küsimus, siis küsi. jah, ja võib-olla selles mõttes ka, et kui sa küsisid, et mis teeb mind õnnelikuks, siis tegelikult on seesama see püüdlus tasakaalu poole, et kui rääkida õnnelikkuse valemist, eks ju, siis on see, et minu elus oleks olemas tähelepanu nii minul endal, et mul oleks tegelikult mingisugune kasulik tegevus, jah, mis meil siis enamasti on tööna. et ma saan maailmale, eks ju, luua, mis loob siis mulle endale ka mingisugust stabiilsust ja et suhted ja nendele tuleks anda siis aega, et meil oleksid ikkagi sellised sidemed või tähelepanu, sinna läheb, kuhu läheb sinu tähelepanu, läheb sinu fookus, on ju. et me võtaksime aega, et me ei võtaks nagu iseenesestmõistetavalt neid asju, näiteks oma suhteid, et need on meil igal juhul olemas, ei, nad tahavad tähelepanu. täpselt samamoodi sina ise tahad enda tähelepanu. ja võtta aega siis leida mingisugune tegevus, mis sind täidab. või aega loodusesse minekuks või selleks samaks mõtiskluseks. sest meil on tegelikult selle jaoks aega, et ei ole nii, et mul on nii kiire, no vot siis miks sul on nii kiire et kas peab olema nii kiire tegelikult või miks sa oled loonud sellise, et sul on nii kiire või mis tähendus see omab sinu jaoks, et sa nagu, kas sa tundud, et sa oled kuidagi hästi tähtis või hästi oluline või? et mida sa lood läbi selle kiiruse. et mis on siis sinu jaoks olulisem, kas sina ise, et seesama, ma ei tea, muuseas ega väga pikalt ei peagi ennast liigutama, näiteks liigutamine on ka inimese keha jaoks oluline, et on jälle uuritud ju seda, et võeti 2 stressis olevate inimeste gruppi, ühtedele anti antidepressante ja teised siis pidid liigutama ennast, käisid jooksmas. ja siis tuli välja, et tulemused olid lõpuks samad, mõlemad said rõõmsaks, jah. aga või nad tulid sellest seisundist välja, aga nendel, kes liigutasid, nendel oli lihtsalt tagasilangust vähem ja kõrvalmõjusid ka oli vähem. Kas sa oskad nendest õnnehormoonidest ka rääkida? jah, et põhimõtteliselt siis näiteks on meil serotoniin väga seotud melatoniiniga, jah, nende tootmised on omavahel ühendatud, mis tähendab ka siis seda, et uni on oluline, eks ju. et me saaksime piisavalt puhata ja veel, millele me võiksime inimestena mõelda, ongi see, et on okei vajada lähedust.
ehk et tegelikult kallistamine on see, mis siis meil neid õnnehormoone käivitab. Ja kui me tegelikult tunneme tihtipeale, mida me teeme, kas on nii või et kui me vajame lähedust, siis me tegelikult hakkame asendama seda mingisuguste, ma ei tea, ma nüüd loen või vaatan telekat või ma ei tea, lähengi kõndima, aga tegelikult mul on ainult kallistust vaja. Ja meil ei ole seda julgust nagu minna ja öelda, et kuule, ma vajan praegu kallistust. Ja vaata kallistusega oksüdotsiin on seal taga. On ka ju see, et mingi aja tagant, ma ei tea, paari päeva tagant on vaja nagu seda ühenduse taasloomiseks seda pikemat kallistust, mingi 20 sekundit või mingi selline. Ma tean, et mul elukaaslane vahepeal tuleb koju ja ütleb, nii oota, hoia, ma praegu loone. Nii hea, ja see on nii ilus ja ongi, loobki selle see pikem, mitte lihtsalt selline möödaminnes kallistus on ju. Päris. Julgus ja vahel on veel vaja, julgus tuleb välja, et mõelge iseenda sees, et kuidas, kui avatud te olete ühele kallistamisele. Mul on jälle sellega vedanud, mul on see, mu tütar kallistab ja mul on kodus 15-aastane poeg, kes vähemalt mõned korrad 1 tunni jooksul ütleb mulle, et ta armastab mind ja kallistab mind. Ma saan ainult väga mega tänulik olla selle eest, et see on jah, super. Ehk et siit, et suhted on olulised ja neile tähelepanu anda ka. Aga võib-olla veel, et miks olla õnnelik. Üks teine teadusuuring tuli meelde. Ma olen Tartu Ülikoolis õppinud ka ja siis mulle jäid ainult sellised imelikud asjad sealt meelde. Et on tehtud see üks nunnade uuring Inglismaal, et ma ei tea, see kõlab juba naljakalt. No ühesõnaga mingi aeg oli ühes kloostris, ma ei mäleta, mis klooster see oli, nunnad panid kirja oma päevas, mis nad tundsid. Et tegin seda ja tundsin ennast nii, sellist isiklikku päevikut. Ja siis 100 aasta pärast leidsid uurijad need päevikud ja analüüsisid neid. Ja siis tuli välja, et seal olid siis osad õnnelikumad nunnad ja osad siis sellised neurootilisemad nunnad. Ja siis 80% nendest õnnelikest nunnadest elas üle 80-aastasteks. Ja siis nendest kurvameelsetest elas vist mingi 60 või igal palju vähem, üle 80-aastasteks. Ja minu esimene mõte muidugi oli siis see, et jumal tänatud, et maailmas on ikkagi kõik hästi. Sest mõtle, kui sa oled kurvameelne ja pead elama kaua. et tegelikult, et meil, see on isegi meile siis tervisele kasulik olla õnnelik. Jah. Küsige neid naised. Küsige naised. Jah, küsige. Et kui ma nüüd siis selle asja kokku võtaksin, on see, et inimeseks olemise rõõm ja väljakutse on ühendada endas paljud vastuolud. Aga see võtta võib-olla, et neid päevi oleks rohkem, kui ma saan öelda, et ma olen täna õnnelikkust tundes, jah. Siis tuua ennast rohkem siia sellesse hetkesse, tegeleda nende asjadega, mis päriselt ka sind innustavad, leida üles need asjad, teha rohkem asju iseenda pärast ja vähem teiste pärast, jah, või vastu tahtmist. Teha vähem asju vastu tahtmist, üldse võib-olla ei peaks midagi tegema vastu tahtmist. Teha mingeid selliseid kardinaalseid valikuid. Tunda ennast hästi ebatäiuslikus või siis täiuslikus ebatäiuslikkuses, jah. Või laitmatu, see oli laitmatu ebatäiuslikkus, see oli veel eriti äge, õiged sõnad olid, laitmatu ebatäiuslikkus. Ja olla teiste jaoks olemas. Muuseas, veel tuli mulle meelde üks selline asi, et näiteks mõelge selle peale, et kui te ütlete, et ma armastan sind kellegile,
et kas te ütlete seda sellepärast, et te tahaksite, et tema ka teile niimoodi ütleks, et see on nagu sihuke kaup, onju, või te ütlete seda päriselt sellepärast, et te nii tunnete? Et kui nagu kui ehedusest rääkida või eheduse teemaga sisse tuua, siis tegelikult võiksime öelda kõiki neid asju, neid häid asju nagu siis, kui me neid tunneme. jah, et see jõuab sellesse kohta, et sõnad ei, võivad valetada, aga energia ei valeta kunagi. siis läheb nagu see ring tööle, see teenimise ring. mm. -hmm. ma annan armastust. armastusega ka on see lugu, et me tegelikult oleme maailmas nagu otsimas armastust ja meil on nagu armastuse puudus. Tundub vähemalt mulle nii, onju, et kõik kurjus ja agressioon ju saab tegelikult minu meelest alguse armastuse puudusest. ja, ja nüüd ja kust see tuleb jällegi, üks päev hakkasin mõtlema, et kui me sünnime, siis tegelikult ju see saab ju sellest alguse, et me ootame oma emalt armastust, sest muidu me ei jääks ellu. Mm -hmm. Ja siis me ootamegi kogu aeg seda armastust, me õpime armastust saama väljaspool. Ja siis me peaksime nüüd kuskil mingil sellel teekonnal sealt sünnist surmani aru saama, et mina olengi armastus. ja mina olengi armastus, et ma võin seda jagada. See ei saa mitte kunagi otsa. Siis nüüd, kui see muutus toimub enamus inimestes, me hakkame armastust jagama, siis meil ei olegi enam võib-olla puudust sellest, sest seda on, kõik jagavad. onju, siis me nagu raudpolt saame ka seda. aga võib-olla siis ka nagu sellest samast mõttest nagu tuletada või järgmine mõte, et mina olengi õnn. mina olengi armastus ja õnn, jah. Ja mina olengi energia. jah. ja õnn on ka minu sees olemas samamoodi. jah. ja ma saan seda jagada. ei saa otsa. ja see on lõputu piiritu. kas midagi on veel, millest meil üldse nagu kuidagi aeg läks nii kiiresti, kõik toimus nii nagu mõnusalt, täpselt tunnike. jah. täpselt tunnike, me umbes tunnike arvasimegi. nii me arvasime, nii sa välja lubasid. nii ma lubasin. 1 minut on nüüd selleks, et kõik veel, mis on sinu sees, välja lasta. ja armastame koos elu ja iseennast. kevad tuleb, uus algus. saame võtta värskusega vastu uued algused iseenda sees. Marja küsib siit tuleb küsimus, et kas te naised usute, et keegi mõtleb nii, et õnn tuleb universumist, aga mitte iseendast? mina küsiks Marju, kes sa oled? kas sa oledki äkki universum? minule meeldib mõelda nii, et ma olen siis vaimne olemus siin kogemas seda inimeseks olemise kogemust ja siin on üks Piia, üks keha, kelle nimi on Piia siin praegu, mul on veel erinevaid nimesid erinevates kohtades ka, aga see minul on ühendus universumiga, selle ju minu jumaliku poolega. ja sealt tulebki see, et mina olen õnn, mina olen armastus, mina olen energia. ehk et universumist ja iseendast on justkui üks ja seesama. et ei ole seda eraldatust, on ju. aitäh sulle, Marju, hea küsimus. aitäh. väga avardav. no nii, aga siis nii. aitäh sulle. aitäh sulle, et sa tulid. oli väga põnev kogemus. ja ma ikkagi loodan, et keegi sai mõne hea mõtte ka. kindlasti.
et sai sütitatud. jah, mida tavaliselt Piia Energia nagu teeb, sinuga ühes ruumis olemine on sütitav. ja see sinuga päris põlema ei pane. imeliselt mõnusat päeva teile. aitäh sulle, et sa kuulasid ja jagasid ja jaga meil siin ka edaspidi ka, kui sul tuleb midagi või kui sa vaatad hiljem ja me siis Piiaga siin hoiame silma peal sellele ja nii ongi ilusat ja nüüd marss kõik õue nautima seda mõnusat. jah, muuseas 20 minutit kiiret kõndi teeb teid juba õnnelikuks, rohkem ei olegi vaja. ja värsket õhku ja kuulaks seda linnulaulu ja ma usun, et seda on peaaegu Tallinna kesklinnas ka kuulda või kus iganes. Tallinna nii külasuurune linn, ja, jõuab välja Pirtale, Nõmmele, siiapoole, Tapasalu poole, igal pool on tegelikult rohelust. nii et aitäh Piiale. aitäh sulle. ja aitäh sulle ja tšau.